mõtted. Igal inimesel on mõtted, väga paljud inimesed peavad ennast oma mõtteks, paljud inimesed istuvad hullumajas, sellepärast et nende mõtted ajavad neid hulluks. Paljud inimesed ei saa minna õhtuti magama, sellepärast et mõtted lihtsalt keerutavad ja nad ei suuda oma mõtteid välja lülitada. Siis mõtted on tegelikult alati neutraalsed ja mõtetes ei ole mitte kunagi probleemi. Probleem on selles, et mõttekiirusele, mõttevoole annab jõu alati emotsioon. Ehk kui sa tabad ennast tohutult kroonilistest mõtetest, siis korraks tunne, mida sa tegelikult tunned ja sa võid avastada, et seal all ei ole just kõige meeldivamad tunded. Mida ärevam on inimene, seda kiiremini ta mõtleb. Laisk inimene mõtleb üpriski laisalt. Ehk mõtted ise on neutraalsed, aga mõte alati trigerdab emotsiooni ja emotsioon võib trigerdada mõtte. Mõte on täiesti teistsugune nähtus, kui on emotsioon. Nüüd mõtted, kuidas ma teile ütlen, pange silmad kinni ja proovige mõelda midagi, mida teie mälus ei ole. Proovige mõelda midagi, mida teie mälus ei ole. Ja sa võid avastada, et sa ei saa mõelda. Järelikult oled sa hädas oma mäluga, kui su mõtted sind kiusavad, on ju. Emotsioonide vabastamine annab siia hästi palju sihukest vabadust juurde, sellepärast et sa saad ära võtta mõtetelt energia. Ehk mõte jääb alles, info jääb sul alles, aga see mõte ei piina sind enam. Näiteks ma täna tean, et mu ema suri ära, siis kui ma olin väikene laps. Aga mul ei ole seal lein enam taga, mul ei ole enam taga seda hala ja nuttu, see on lihtsalt minu jaoks fakt, see toimus. Ja ma ei pea kannatama enam selle pärast. Nii et emotsioonide vabastamine on aidanud minul lahti saada häirivatest mineviku mälestustest näiteks. See info on alles, aga see ei sega mind, sest segavaks faktoriks on emotsioon. Samuti õhtuti magama minnes, kui sa vabastad emotsioonid, siis mõte jääb mõnusasti rahulikuks ja tegelikult tulevad väga hea tunned. Või kui sa ärkad hommikuti üles ja sa koged juba halbu emotsioone, on sul ka juba halvad mõtted peas ja sellele päevale on antud juba niisugune kindel suund, kuhu poole kõndida. Mõte on GPS. Sinu füüsiline keha on auto, emotsioon on kütus ja mõte on GPS. Ja kui nüüd mõte ja emotsioon lähevad sünkrooni, näiteks sa mõtled negatiivse maiguga mõtteid ja seal taga ongi negatiivne emotsioon, siis sellest kujunebki välja inimese tegelik reaalsus. Pane tähele, proovi praegu mõelda näiteks surmast ja proovi tunda ennast hästi õnnelikuna. Avasta, et see mõte ja see tunne ei käi üldse omavahel sünkrooni ja see tundub sinu jaoks kohe naeruväärne. Näiteks mõtle selle peale, et sa võidad täna 1 miljon lotoga ja pane tähele, sa ei usu seda. See ei tundu sinu jaoks reaalne. Aga see, kui mõte ja emotsioon kambaka teevad, see on sinu jaoks kohe reaalsus. Ja sellepärast öeldaksegi, et mõte loob reaalsust. Aga sorry sõbrad, see on natuke vale. Mõte ei loo reaalsust, vaid mõte pluss emotsioon loovad reaalsuse. Ja kui sa nüüd tahad mingist oma sellisest kiiksuga reaalsusest välja pääseda, siis vabasta vaid emotsioon ja see mõte ei tundu sulle enam nii usutav. Ja järgmine etapp on siis ka mõtte muutmise kursused, on ju. Aga kuidas muuta emotsiooni? Mine vaata teadlikumema.ee, kuu lõpus tuleb mul juba emotsionaalse intelligentsuse kursus, kus ma õpetan emotsioonide muutmist ja haldamist ja valdamist ja manageerimist. Ning Teadlikum Ema klubi on siis selline koht, kus ma aitan ka uued teadmised inimestel päriselt ellu rakendada. Et oleksid tulemused, mida te olete alati oodanud. Nii et kuidas muuta enda reaalsust? Muuda emotsiooni mõtete taga. Ja kui sa oled selle avastanud, et sa tahad seda õppida, siis tea, et mina olen sinu jaoks alati olemas.